minu igapäevane ainetund on erinevaid tegevusi täis. Kindlasti ei ole minu ainetunnis õpilased need, kes vaikselt ja vagusi peavad paigal istuma. Meie koolis on selline aine nagu digitehnoloogia ja me oleme lõiminud loodusõpetuse ja robootika. Ehk siis loodusõpetuses nad õpivad nii-öelda teoreetilist osa ja siis digitehnoloogias nad saavad seda robotite peal katsetada. Läbi robootika õpivad lapsed oma ainealaseid teadmisi kindlasti palju paremini, sest nad peavad lahendama samal ajal väga palju erinevaid situatsioone nii oma peas kui ka tegelikkuses. Praktiline tund eeldab seda, et ta peab õppima teistega suhtlema. Tal on vaja mitmeid tegevusi korraga teha, et ta kasutab digivahendeid, kasutab roboteid, ta mõõdab. Ma julgustaksin õpetajaid kasutama neid vahendeid sellepärast, et need vahendite kasutamine on tegelikult kerge, see on tõesti kerge. Ei ole vaja karta seda sõna robot. See vahend on väga lihtsalt kasutatav, väga palju tööd on selle vahendite kasutamiseks juba ära tehtud ja õpilastele meeldib see samuti väga. Ja mida rohkem robotitega sina sõbraks saada, seda lihtsam see on. See ei ole midagi keerulist. Alguses väga hirmutav ja võib-olla see alguse mõte ongi see, et oi, ma nüüd vist ikkagi ei taha või ei oska, sest inimesed on kinni mugavustsoonis, midagi ei ole teha. Mul on hea meel olla ise õppija rollis, kasutades neid vahendeid. Ma olen ise ka väga palju juurde õppinud ja ise samal ajal kasutades neid vahendeid õpetajana ja lubades õpilastel nende abil õppida. Ainetunnis võiks roboteid kasutada seetõttu, et võib-olla kui sulle tundub juba, et sa kõike tead selles aines ja tahad midagi uut proovida, et see annab väga hea võimaluse ise arendada, lapsi arendada ja kokkuvõttes koos õppida, koos lastega, et see ongi selline koos õppimise koht. See on õpilaste jaoks mõnus ja hea väljakutse.